videolõunatund Nõmme raadios. Tere hommikut siit Ameerika maalt. Maik Alamus on jälle eetris. Täna on niisugune huvitav külaline meil, kellega me oleme rääkinud ka paar aastat tagasi, siis kui sündmused Eestis väga teravaks läksid ja Oleg Ivanov pidi ära minema siis Sotši, et Eestis olid liiga siis kuumaks ja asi köetud. Ja siis tahangi sellest rääkida, et sina oled ju põhimõtteliselt, ega sulle süüdistust ei ole esitatud Eestis riigi reetmise kohta. No, tere päevast kõikidele, mul on rõõm edastada oma saadet Eesti publikule, mul on hea meel, et mul on olemas võimalus eesti keeles suhelda ja eestikeelse publikuga oma keeles suhelda kahel põhjusel. Esiteks, mul on vaja eesti keeles harjutada, oma praktikat saada, kuna eesti keel ei kasutatud mujal kui Eestis. Ja teiseks on võimalik pöörduda otse eestlaste poole nende emakeeles, et inimesed mõistaksid, mis toimub ja saaksid teha teadlikke valikud, otsused ja järeldusi. Räägime sellest, mis on toimunud. Me kõik teame, et meil oli päris edukas liikumine, väga noor ja vaatamata sellele, et ta oli väga noor, ta oli päris edukas, käivitatud minu ja Petersoni poolt ja meie liikmete poolt. Ja see oli unikaalne selles osas, et ületaval kombel, hoolimata sellest, et Eesti rahvas on kannatlik rahvas, mõistlik rahvas, mõtlev rahvas, töökas rahvas, suudab Eesti rahvas siiski ületaval kombel iga 2 aasta tagant parlamendi ja kohaliku omavalitsuse valimistel hääletada russofoobide ja natsistide poolt. Meie pakkusime teist lahendust. Me pakkusime Eesti rahvale sellise lahenduse, kus nad saaksid ikka mõelda ja kus nad saaksid ikka valida reaalset suvereniteeti, reaalset ühendust, ütleme, meie elanike ühendust ja mõelda ikkagi käivitada ja tekitada endale sellised tulevikku, mida võimaldab Eesti rahvast välja elada ja arendada oma riiki. Mõned asjad on ennustanud, mõned ei olnud, aga jah, tänu sellele, et selline liikumine ja erakond meie käivitasime edukalt ära, tagajärged minule ja Petersoni ja meie teiste inimestele oli väga karmid. Rohkem 10 inimest meie liikumisest ja erakonnast on vanglas, niinimetatud vale käitumise eest, spioonideks välja kuulutatud ja niinimetatud Eesti riigi vastase tegevuse tõttu niinimetatud. Näiteks Bessedin, mis oli ajakirjanik, kes tegi minuga koos väga eduka YouTube'i kanali, kõige populaarsem YouTube kanal Balti riikides, kus meie läbivaatamised olid rohkem kui 500 000, 1,5 miljonit iga saade suhtes ja kokku meil oli siis, kui nad likvideerisid meid ära. Kui me mäletan õeti, siis oli mingi 55 või 60 miljonit läbivaatamised, nii et see on Balti riikide jaoks on täiesti fantastiline number. Samamoodi oli likvideeritud kõige populaarsemad Facebooki grupid, nii eestikeelne Facebook tallinlased kui ka venekeelne Tallinnase grupid oli likvideeritud samal päeval. Ja see näitabki seda, mis reaalselt toimub Eestis. Eestis toimub absoluutselt unikaalne seisund, kus inimesed lihtsalt kardavad oma elu eest, oma mõtlemise eest
kardavad isegi rääkida seda, mida nad arvavad. Ja kõige unikaalsem sellises olukorras on see, et Eesti rahvas justkui mitte justkui mitte saab sellest aru ja justkui on nõus sellega, oma vaikumisega, oma valimisega. Kui me räägime, mis toimub Eestist ja mis toimub Eesti rahvaga, siis kahjuks ma pean tõdema, et iga kord enne valimisi võistlevad Eesti erakonnad, sealhulgas ka Keskerakond, omavahel vihkamises Vene rahva ja Venemaa vastu. Eesti poliitilises kliimas arvatakse, et mida rohkem valimiskampaania ajal venelaste ja Venemaa vastu vihkamist näidata ja mida hävitavama seisukoha Venemaa suhtes võtta, seda rohkem punkti valimiskampaanias saab teenida. Ma toon lihtsalt ühe näite, siis kui meil oli valimiskampaania aastast 2023 Riigikogu valimises, esitas EKRE partei valimiskampaania ajal parlamendile seaduseelnõu, mis keelustaks vene keele kasutamise nii era- kui ka avalikus elus. No, kõikide mõtlevate inimeste arusaamises see on puhas natsism, see on puhas riigis kodusõja tekitamine, see on puhas diskrimineerimine rahvuse alusel inimeste vastu, kellel pole Ukraina sõjaga mingit pistmist üldse. Pidage palun meeles, et mis tahes teises riigis, näiteks Ameerika ühes riikides, kui selline seadus kehtestataks mõne saadikute poolt, istuks ta järgmisel päeval juba vanglas. Vangis istuks ta sellise barbaarsuste eest, ma ütleks nii palju. Sel põhjal tekib lihtne küsimus. No vot, näiteks mul tekib lihtne küsimus. Mõned võivad minuga nõustuda, mõned võivad ütelda, et ma olen liiga karm, mõned ütlevad, et ma olen liiga agressiivne, aga mul tõesti tekib küsimus, kallid eestlased, kas te ise mõistate, et kui teie oma enamuses hääletate inimeste poolt, iga 2 aasta jooksul hääletate inimeste poolt, kes kuulutavad Venemaa vaenlaseks ja kes püüavad Venemaale strateegilist sõjalist lüüasaamist põhjustada. Kas te üldse ei saa aru, et teie kui väikese rahva esindajad mõistate end hukule? Kui Vene ja Nõukogude väed, sealhulgas Punaarmees võidelnud eestlased, sisenesid Berliini ja viisid ellu sakslaste denatsifitseerimise poliitikat, olid sakslaste lemmikfraas oma tolleaegse teo õigustamiseks see, et nad väidetavalt ei teadnud midagi aru, et nad ei saanudki midagi aru, mis on reaalselt toimunud tol ajal. Noh, kui Eesti juhtkond peaks oma eesmärgi saavutama ja kui Venemaaga tõesti suudavad Venemaaga sõja provotseerima, siis ei saa teie, eestlased, enam öelda, et ei teadnud midagi. Ei saanud toimuvatest aru ja see on lihtsalt sellepärast, et me elame praegu sellel ajal, mil tagasilöök tuleb väga kiiresti. Kui tohib, ma siin natukene segan vahele. No, nagu sa tead, Eestis on unikaalne e-valimised, kus võid nii palju hääli vahetada, kui palju sa tahad. See kestab veel nädal aega. Seda nad ei suuda kuidagi kokku lugeda, enne kui on teada, kui palju paberhääli on. 50% e-häältest, tähendab 50% üldistest häältest on siis e-hääled. See on siis pooled hääled on e-hääled. Neid ei ole võimalik auditeerida, neid ei ole võimalik mitte midagi teha. On võimalik ainult seda arvutikasti näha, see on kõige suurem asi.
sellepärast ma ütlen sulle, et ei ole mõtet nagu eestlase riiki üldistada. Väga paljud on täiesti pettunud üldse valimistes, üldse kõiges, et noh, kui öeldakse seal, et sajad tuhanded inimesed hääletasid siis Kaja Kallase või Reformi poolt, siis paberhääli seal praktiliselt ei ole, on kõik on e-hääled, nii et noh, minu arvamus on see, et tegelikult Eestis üldse ei olegi valimisi, see on noh, niinimetatud nagu tänapäeval tahetakse öelda, et tehisintellekt paneb paika, kes saab võimule. Noh, neid näiteid on palju ja noh, neid on ka tõestatud, mis siin valesti olid, eriti eelmine kord, kui oli siis 2023 Riigikogu valimised, kus Aivo Peterson sai, ma ei tea, kas see oli siis väike näpukas või kuidas see juhtus, et ta sai tegelikult ju Riigikokku valitud. Ennem kui teda kinni pandi. Siis kui me vaidlustasime need niinimetatud elektroonilised hääled, tulemused ära, mulle anti 7 hääled. 7. Ja Petersonile anti 20 hääled. Ja loomulikult see näitabki seda, et see elektrooniline niinimetatud elektroonilised valimised on täiesti absurdsed ja täiesti, ma ütleks, butafooria. See on ilmselgelt. Aga kus meie Eesti intelligentsus on? Mul on lihtne küsimus, et kui ajakirjanikke pannakse vanglasse, kui Petersoni pannakse vanglasse, kui Peterson saab nüüd 14 aastat meie kohtuses niinimetatud spionaažide eest, mida reaalselt ei olnud. Kus meie intelligentsus on? Kus on need hääled, kus inimesed, Eesti inimesed, Vene kohalikud inimesed, kus nad kõik on? Miks keegi ei tõsta oma häält, miks keegi ei esita küsimused? Vastupidi, kui me vaatame, mida kirjutatakse Eesti meedias, vastupidi, kui me näeme, mida räägitakse televisioonis, kui meie niinimetatud intelligentsus, Eesti intelligentsus räägib, siis hoopis tekib selline küsimus, et kiidakse seda heaks ja õigustatakse seda. Ja räägitakse, no nad on ju putinistid, nad pidid neid ära karistama ja neid karistati ära ja jumal tänatud, see Ivanov põgenes ära, kaotas oma miljonid eurot oma Eestis ära, kaotas oma kodu, kaotas oma maja, kaotas oma äri, kõik jumal tänatud. Kui oleks ta vanglas, oleks veel parem. No, siit tekib küsimus, et sa ütlesid, et 10 inimest istub kinni praegult. Aga mis see süüdistus on, sest et noh, mina olen lugenud seda süüdistust, mis oli Aivo Petersoni kohta ja ma jagasin ka seda siis Poolas, ütleme, kõrgete advokaatidega, kes lihtsalt läbi lugesid. Ja noh, nad naersid selle peale, ütlesid, sellega ei ole võimalik kedagi süüdi mõista. Siis mismoodi on võimalik, et selliste olematute asitõenditega, sest et otseseid asitõendid ei ole, on ainult mingisuguse kauged asitõendid, aga noh, see on jällegi selline, et kes mida rääkis ja mida ei tohiks nagu üldse kasutadagi kellegi süüdistamisel. Et noh, maailma kohtupraktikas selliseid asju ei kasutata, et kas see on siis mingi spetsiaalne seadus, millega sind nagu ameeriklased seal Guantanamo Bay's kinni hoidsid neid terroriste, kas kasutatakse seda klauslit või mis klauslit, kuidas üldse võimalik on? Miks ma seda küsin, on seda, et siinsamas Washington DC-s me oleme sellest Aivo Petersoni asjast rääkinud ja oleme ka rääkinud sellest, et kuidas inimesel ei ole võimalik ennast kaitsta, kuidas põhimõtteliselt ilma süüta pannakse sind vangi pikaks ajaks. Ja no see ei tähenda seda, et mina nüüd siis ütleksin seda, et ma tema vaateid 100% siis toetaksin, aga see ei olegi tähtis. Tähtis on sõnavabadus, tähtis on arvamusvabadus. See ei tähenda ka seda, et minul on 100% kõiges õigus. Ja ka lihtsalt on see, mida mina olen elus näinud ja eks Aivo samamoodi on näinud ja võin ütelda, et minule tundub Aivo ja sina korralike konservatiividena. Et võin isegi ütelda, ma arvan, et umbes 80% sinu arvamustest ja Aivo arvamustest läheb kokku minu omaga.
aga see ei tähenda, et nüüd mina oleksin siis Vene spioon, noh, mida ma siis vastavalt kapo arvates olen. Kuigi ma paberit ei saanudki nende käest, ma saatsin küll järelpärimise, et palun, et andke ikkagi täpselt teada. Ja siis nad ütlesid, neil ei ole kohustust tõestada, et neil on omad algoritmid, millega nemad siis võtavad selle, kes on siis Vene agent või mitte. Et ma tean, et ma käisin 15-aastasena Leningradis, et väga vabandan selle eest. Kindlasti ma 15-aastasena lõin seal kõvad kontaktid ja tegutsen siis vastavalt Putiniga. Nii et siit edasi. Seleta mulle ära, mille alusel neid üldse on kinni võetud, mida neid süüdistatakse? No vaata, räägime kolm pretsedendist. Esimene on Peterson. Petersoni jaoks ja meie jaoks oli spetsiaalselt välja mõeldud ja ära võetud selline artikkel, kriminaalkaristuse seaduse parandus, kus on täpselt kirjutatud, et ma ütlen sulle vene keeles, tõlgime eesti keeles ka. Ненасильственная деятельность, направленная против эстонского государства. See on siis mitte vägivalla tegevus, mis on suunatud Eesti Vabariigi vastu. Nii et seletus oli selline, et meie arvamustega, meie väljaütlemisega, meie YouTube kanalitega, meie meediaressurssidega me oleme väljendanud sellised seisukohad inimestele, mõjutanud niivõrd palju inimestele, et see oli ohtlik Eesti riigi jaoks. Ja Eesti riigi otsustas, et Peterson peab istuma vanglas, kuna ta on ohtlik Eesti riigi jaoks. Argumendid olid sellised, nagu ma tol ajal sulle ütlesin intervjuus, et Eva Peterson vahetas rublad Sankt-Peterburis rubla vahetuspunktis ja selle tšekki ta viskas prügikasti Ivangorodi ja Narva vahelises prügikastis ja piirivalvur nägi seda, jooksis, võttis sealt välja ja esitas seda tõendina, et Peterson sai 2000 euro siis kompensatsiooniks Venemaa selle mingi fondi või ettevalmistusfirma pool, kes teda võttis vastu oma kulude katmiseks. Et kui seal oleks näiteks, ma ei tea, trammipilet või balletipilet, oleks samamoodi tõendust, et ta on sõitnud trammiga ja keegi mingisuguse inimeste arutanud seal Venemaa vastu mingisuguse spiooni tegevuseks. Oleks mingi, ma ei tea, kinopilet, samamoodi oleks esitatud tõendina, et on kinos istunud ja arutanud inimestega, kuidas Eestit saavutada, okupeerida. Täpselt sama tasemega tõend ja kõige unikaalne, kõige karmim ja õudsam asi on see, et seda tõendit kohtunik võttis vastu, mis on täiesti absurd kõikide mõistliku inimeste suhtes, silmades. Ja no kujuta ette, inimene vahetab rublad, järelikult on Vene spioon. Samamoodi muidu sama argumenti kasutati Besedini suhtes, kui tegi läbiotsimise tema majas, leiti seal mingi 2 või 2500 euro ulatuses rublasid, mida Besedin kavatses kuulutada Venemaal, kui tal oli plaanis minna Venemaale turismi eesmärkidega. Et seal oli seda tõend, et ta on Vene spioon, kuna tal on rublad kodus. Kurat, see on argument, seda aru, et sellise tasemega inimesed istuvad meil prokuratuuris ja esitavad sellised tõendid kohtule. Mis puudutab mind, siis kui meil oli valimised, kuskil kuu aja jooksul terroriseeriti mind meedias, iga päev tulid sellised infod, et Ivanov on arreteeritud, homme saab arreteeritud, Ivanovile homme esitatakse süüdistus ja nii edasi. Ja mingi hetk mu juurde majale tulid teatud inimesed, avalikud, rahulikud, ja Leeg, sul on 2 valikut. Sa oled liiga populaarne, sul on 2 valikut. Kas sa lähed üldse Eestist välja, sõidad rahulikult ära
meil pole midagi süüdistada praegu, meil pole midagi esitada sinu suhtes. Aga eks me leiame, ära muretse. Lähed Eestist välja ja seega säästad oma vabaduse ja oma elu. Või siis juhtub mingi Narva Butša näiteks või ma ei tea, Narvas midagi juhtub. Et Ivanov on korraldaja ja nii edasi. No ma otsustasin, et pigem rahulikult lähen ära. Ma olen muidu tänulik nendele inimestele, kes on tulnud minu maja kõrvale Tallinnas ja kes on mind hoiatanud ja kes on vaadates, mis toimub praegu Eestis, kes on inimlikult rahulikult minuga niimoodi rääkinud. Et praegu ma istuks loomulikult kõrvalkaameras, Petersoni kõrval, kindlasti istuks ma seal ja siis kui ma läksin ära, siis kui ma lahkusin, ma mõtlesin veel, kas ma tulen või ma ei tule. Meil oli erinevad seal sündmused toimumas Eestist, ma mõtlesin, kuidas need sündmused hakkavad Eestis arendama ja otsustasin, et ei, Eesti muutub juba natsistide riigiks, et see on täiesti võimatu siin midagi muuta. Ja tuli välja, et siis, kui ma sõitsin ära, paari kuu pärast, nad on salasvormis alustanud minu suhtes krimasi, et keegi on justkui avaldusi esitanud minu suhtes, et ma olen näiline ülekanne krüptorahast teinud rohkem kui 1500 euro ulatuses. See on siis mitte süüdistus, vaid see on kahtlustus. Ja kui ma palusin, et minu advokaadid võtsid ühendust ja palusid selle kahtlustuse akti mulle esitada, mitte süüdistuse, vaid kahtlustuse akti, niinimetatud näilise ülekanne suhtes, siis uurija ütles niimoodi, et Ivanov on Venemaal, isegi Eesti saatkonnast me seda kahtlustuse talle ei esitata, kuna tal on vale õhk ümbruses ja ta võib olla mõjutatud valesti, ta võib mitte ausalt meiega rääkida, et las tuleb Eestisse ja siis me kohtume temaga, räägime temaga ja arutame, missugused pretensioonid meil on Ivanovi suhtes olemas. Niinimetatud kahtlused näilise ülekanne suhtes rohkem kui 1500 euro. Ja sellest ma sain teada alles prokuratuur ütles sellest 1,5 aasta pärast, et nad on niinimetatud salastatud vormis sellise tagaotsimisele mind pannud, Eesti tagaotsimise ja Euroliidu tagaotsimisele mind pannud, selleks, et mind arreteerida ja minuga suhelda. Et nendel on olemas küsimused minu suhtes, mulle esitada ja distantsiliselt need küsimused nad mulle esitada ei taha. Ja siit küsin edasi, et ma teen rohkem Ameerika seadusandlust, aga ma usun, et Eestis peaks olema samamoodi, et sa peaksid olema ikkagi süütu kuni selle hetkeni, et sind on siis süüdi mõistetud ja see süüdi mõistmine peab olema siis selline, mis ei tohi mitte mingisugust kahtlust jättagi. Aga kui mingisuguste kuulujuttude najal pannakse inimene pikaks ajaks vangi, see asi on kuidagi väga-väga valesti. Siit edasi küsimus, et sul oli firmad Eestis, sa tegelesid poliitikaga. Mis on saanud su Eesti firmadest? Kõik on ära likvideeritud. Siis, kui mul oli see puus liikumise asutamise esimese 2 nädala jooksul pärast selle meie tuntud Raekoja platsi miitingut arreteeriti minu firmade arved, pangaarved, kontrolliti 2 nädala jooksul neid arved ära, peatati tegevuse ja ei leidnud ühtegi kopikat Kremlist. Pärast seda arreteeriti minu isiklikud arved kõik 5 erinevates pankades. Kontrolliti samamoodi, ei leidnud ühtegi kopikat Kremli rahast. Ja loomulikult sama saatus on juhtunud minu koduga
ja sama asi on juhtunud minu äriga. Mul oli päris edukas äri, ma tõin omal ajal päris palju alkoholi Armeeniast ja Valgevenest Eestisse hulgina ja müüsin 9 erinevate kettidele ja 300 väikse kauplustele. Ja areng oli päris hea, kuna kvaliteet oli hea ja hinnad olid head. Inimestele meeldis minu produktid ja ma mõtlesin, et ma veel suurendan seda vitriini ka. Aga kõik see oli ära murtud ja likvideeritud. Loomulikult kõik kauplusomanikud, eriti ketid loomulikult, andsid mulle teada, et nendega on võtnud ühendust ja pärast seda, kui Ukraina ja Venemaa vahel konflikt algas, siis loomulikult mingit Valgevene viinadest müügist ei olnud võimalik rääkida Eestist. Välja arvatud Viru Valge jaoks. Viru Valge müüb ja müüs kogu aeg Belugat, Ruski standardi ja kõik on tore. Nemad võivad müüa. Kõik on väga ilus, väga super. Ruska ja vodka, Ruski standard, Beluga ja teised müüvad edukalt ära. Nendele lubatakse. Need väiksed nagu minu ja neid teised omad nendele ei lubanud müüa. Nii et isegi siin Eesti poliitika seisab ees. Aga oled sa kahetsenud, et sa läksid poliitikasse, sest et põhimõtteliselt sa maksid ikkagi meeletut hinda, ikkagi miljonid eurod, mida sa said vastu pükse isikliku varana. Kuidas sa sellesse tundud, kas oleksid, kui täna ütleme samas seisus, ütleme mitu aastat tagasi ja teaks, et niisugune sõda tuleb sinu vastu, kas sa teeksid seda või sa mõtleksid midagi muud? Ma ütlen sulle ausalt, mul ei olnud eriti palju valikut. Vaata, kui mu isa oli esimene venelane, kes on omal ajal võitnud valimisi Eestis aastast 2044, Vladimir Ivanov, ta oli väga populaarne poliitik Eestis omal ajal ja ta on võitnud valimisi ja ta on olnud sõber Edgar Savisaariga, Rüüteliga ja teiste suurte poliitikutega. Nad on tihti käinud meie peredes ja minu kodus. Oleme päris palju nendega rääkinud, suhtlenud. Ma olen tol ajal noor, aga istusin, mõtlesin, vaatasin, analyseerisin. Ja ma mõtlesin, et ma ei tegele, ma ei taha poliitikasse minna, kuna see on väga ebatänulik asi. Väga ebatänulik asi ja väga keeruline. Ja ta ei tasu. Selles mõttes, et rahaliselt see ei too midagi. See toob ainult probleemi. Ja ma ei tahtnud sellega tegeleda viimase hetke nii. Kui Venemaa ja Ukraina vaheline konflikt algas, siis oli nii suur kisa, nii suur mustand, ütleme, nii palju erinevad solvamised venelaste suhtes, minu suhtes, vene inimeste suhtes, et mul oli väga suur kogukond, ma olen korraldanud tol ajal aastast 2021, ma korraldasin ja viisin läbi Eestis kõige suurema ürituse, Cryptofest Tallinna lauluväljakul. Mul oli väga suur kogukond, seal oli 8000 inimest on külastanud tol hetkel selle ürituse minu ühiskonna kogukonnast ja nad loomulikult palusid, et Oleg esita ka oma avalduse, oma mõtlemise, oma arvamuse selle kohta. Ütle, mida sa sellest arvad, kuna sa oled arvamuse liider ja kuna me tahame teada, mis sa sellest arvad, et selline lärm toimub praegu siin venelaste suhtes Eestis. Ma mõtlesin ja sõitsin Narvast Tallinnasse ja esitasin oma arvamuse. See video sai väga suure populaarsuse, rohkem kui, ma ei tea, 2 pildi kokku oli läbivaatamised ja eesti keeles, vene keeles, tõlgiti eesti keelele ka seda. Ja minu ümber on väga kiiresti kasvanud nii liikumine kui erakond. See oli niivõrd kiiresti, niivõrd edukas ettevõte ja niivõrd, ütleme, inspireeriv asi inimeste jaoks, et nii palju usku sain ja nii palju inimesed on tulnud ja Peterson edistas, kutsus ka ja nii edasi, et ma ikkagi mõngi hetk ma otsustasin, et miks mitte proovida valida meie ühiskonda jaoks ikkagi teist teed. Meid tassitakse sõtta, aga meie oleme ikka inimesed, kes on mõtlemisväärsed inimesed ja kes oskavad töötada, oskavad mõelda
analüüsima ja miks mitte proovida. Loomulikult ma nõudsin, et oleks väga rangelt seaduste raames. Me kohtu teel saime registreeritud oma erakonda 1,5 aasta jooksul. Me viisime läbi mitut suured üritused päris edukas ja no mul ei olnud, ma ütlen sulle ausalt, mul ei olnud eriti suurt valikut, et nii kiiresti, nii ahvatlev ettevõte oli, nii inspireeriv ja nii palju inimesed seda toetanud on, et ma mõtlesin, et no, ja nii tuligi välja, et isegi ametlike tulemuste järgi 15 000 häält, mida meile lõpuks anti esimese valimiste jaoks, see on, no ma arvan, et see on väga suur saavutus Eesti tingimustes. Palju nad on varastanud meie käest, keegi seda nüüd ei ole võimalik, keegi seda sulle täpselt ei ütelda, aga me saame väga hästi aru, et nii Peterson kui mina loomulikult oma minimaalse mandaadi oleme loomulikult saanud. No ametlikult nad ütlesid, et Olegile oli vaja mingi paar sotti juurde saada, Petersoni samamoodi mingi paar sotti oli vaja juurde saada. No, kõik saame väga hästi aru, et kui inimestele mulle antakse 7 elektroonilised hääled, elektroonilised hääled rahvusvahelises hääletus ja samamoodi Petersoni 20, no saame väga hästi aru, et see oli häälte varastamine ja isegi siis, kui meil oli see vaidlustamine valimiskomisjonil, kui ma tõin hästi suure paksu kaustat ja näitasin inimestele, et mul on rohkem kui 10 000 inimest saatnud kirja. No kontrollime neid ära. No te annate 20 hääled Petersonile 7 mulle välisriikides. No vaadake, Moskva, Sankt-Peterburg, Saksamaa, USA, Soome, Norra, Rootsi. No vaadake, kust need kirjad on tulnud. No kontrollige, see on väga lihtne. Inimesed on tulnud nii elektrooniliselt kui ka saatkonnade on tulnud hääletama. See on niivõrd elementaarne, neid üle kontrollida. Ei tahtnud kontrollida. Nii et ma ütlen sulle ausalt, et kui sulle räägitakse mingi hetk, et sa oled koer, et sa ei tohi rääkida oma emakeeles, et mingi hetk lõigatakse üks jalg, üks käsi su käest, teine jalg, no sa ei saa seda kannatada, kuna sa oled mõtlev inimene, töökas inimene, sul on enesevääring olemas ja sa tead täpselt väga hästi, et sa oled normaalne, väärikas inimene, kes ei saa seda kannatada. Ja on olemas 2 valikut, kas proovida midagi muuta või siis lihtsalt kohe lahkuda sellest riigist ära, kuna siin puudub tulevik. Ja ma algusest peale deklareerisin, et ma proovin juhul, kui ei saa, no siis lihtsalt võtan oma perekonna ära ja lahkun, kuna nagunii ei ole võimalik sellises riigis elada, kus inimestega niimoodi suheldakse. Kahjuks minu prognoosid on realiseerinud nii aastast 2014, kui Maidan algas ja kui kõik need idioodid on seal Maidanis hüppanud ja oma karjudega Moskvaläku, Nägiläku ja moskvalased ära täppa. Ja kahjuks ma pean tunnistama, et viimaste 4 aasta jooksul minu prognoosid on realiseerinud Eesti suhtes samamoodi. Me ju kõik praegu näeme, mis toimub Ukrainas. Ja ma räägin kogu aeg eestlased, kallid eestlased, palun pöörage tähelepanu sellele, mis praegu toimub Ukrainas. Kui te arvate, et see teid ei puuduta, siis te eksite. Sest kõik need, kes hüppasid Maidanis karjudest, me tapame moskvalased, Moskvaläku, Nägiläku. Ja kus nad on? Nad lebivad surnud maas rindel. Paljud neist ei jõudnudki rindele. Või nad põgenesid Eestisse, Lätisse, Leedu, Euroopasse ja hüppavad edasi seal samade karjatega ringi. Nii et kui Eesti rahvas lubab massiliselt oma vaikusega, oma heakskiidamisega
natsistide ja russofoobide valitsuste, ütleme, väljakuulutamise, et Eestimaa eesmärk on Venemaa sõjaline lüüa saamine, siis see Eesti rahvas peab aru saama, et Eesti rahvas võtab kollektiivse vastutuse enda peale. Vot see ongi probleem. Probleem on see, et kui Eesti president on korduvalt sellest rääkinud ja Eesti peaminister on korduvalt sellest rääkinud, Kaja Kallast on korduvalt sellest rääkinud ja kui Eesti saadikud, Eesti Riigikogu võtab sellise deklaratsiooni ära ja tunnistab Venemaa terroristlikaks riigiks ja deklareerib, et Eesti valitsuse, Eesti riigi ülesanne on Venemaa sõjaline konflikti, sõjaline võit, järelikult nad kutsuvad endale sõtta ja kuidas võib sellest mitte aru saada, ma ei saa sellest aru. Ma ei saa aru, kuidas inimesed vaikivad seda, kuidas nad kiidavad seda heaks, kui loomulikult ma saan aru, et Eesti valitsus on, nagu sa ütlesid, ma olen nõus sinuga, et pool oma hääled minimaalselt nad on varastanud. Aga nad ametlikult ütlevad, et nad kutsuvad sõda Eestile. Aga millega see lõpeb? Me peame aru saama, et kui meiepoolne, Eesti valitsus või eestlaste poolt valitud saadikutel õnnestub Venemaaga sõda Eestile kutsuda, siis kaob Eesti rahvas, kui inimeste kogukond igaveseks. Vot sellest ma küll aru ei saa, mul on selline mõte, mul on selline mulje, et Eesti rahvas ei saa aru, et Venemaa ei hakka Baltikumis võitlema nii, nagu nad on võidelnud Ukrainas. Venemaa ei ohverda enam oma sõdurite elusid, et vabastada Baltimaad järjekordsete natsistide ja russofoobide käest. Sest kui provotseeritakse sõda, kui õnnestub seda Kallaselt ja seda juhtkonnalt õnnestub, siis lihtsalt massiliselt tapetakse kõik, kes Venemaaga sõtta tulevad. Ja me saame väga hästi, et see ei ole Kaja Kallas, et see pole meie peaminister, et nad sõidavad esimesena ära. Ja kuidas üles ärkata seda Eesti rahvast, arvamuste liidrid ja kõik teised, kes kardavad ja arvavad, et see läheb kuidagi samu saboi. Aga ta ei lähe kuidagi ise ära, see probleem. Tuleb selle probleemi ära kuristada. Tuleb lihtsalt mingi hetk aru saada ja otsustada, kas Eesti rahvas on võimalik oma riigi säilitada või mitte. Ja ei ole võimalik pärast ütelda, et keegi pole hoiatanud. Ei ole võimalik. Mingi hetkel sa pead tegema valiku, kas jätkad vaikimist või kiidad kannatlikult heaks või ikkagi võtad vastutuse enda peale, ärkad mingi hetk ja hakkad nagu tõeline rahvas oma riigi korda looma. See on... Ma natukene vahele segan sulle, et kui sa elasid veel Eestis, kas sa tundsid seda, kui suur on Eestis korruptsioon? Seda, et põhimõtteliselt ju üle 20 aasta on siis reformid teinud seda e-valimisi, nad on alati võitnud, nad on saanud valitsusse, vahepeal muidugi neil 1,5 aastat nad ei olnud valitsus, aga põhimõtteliselt nad on võitnud kogu aeg valimisi. Nemad on moodustanud siis valitsuse, valitsus on määranud presidendi, president määrab kohtunikud, nii et ring on täis, et see riik on diktaatorlik riik. Kas sa siis, kui sa Eestis elasid, kas sa nägid seda või nägid seda alles pärastpoole? Ei, loomulikult ma olen seda näinud ja vaata, probleem on sellest, et natsistidega pole võimalik kokku leppida ja ei ole võimalik, vaata, nendel on kogu aeg raha juurde vaja.
ja praegu, mis on kõige suurem probleem Eesti rahval, me näeme, et Eesti rahvas väheneb kiiresti nii arvuliselt kui ka proportsionaalselt, isegi Eesti seas. See on esimene ja teine nähtus on see, et mille tunnistajaks me praegu oleme. Needsamad natsistid ja rusofoobid, keda eestlased on nii öelnud, valinud ja kes kindlasti on varastanud need hääled ära, leiutavad pidevalt uusi viise ja meetodeid riigi elanike röövimiseks. Mingi hetkel muidugi ei piisa enam isegi sellest, millega nad välja tulevad. Natsistidega on võimatu läbi rääkida ja kokku leppida. No, nagu näiteks me kõik teame fosforiidi kaevendamise projektist Eestis. See on ju täielik katastroof. Kui nendel õnnestub, lihtsalt mõtle, üks hetk mõtle ära, kui Eestis võimul olevad kurjategijatel õnnestub fosforiidi kaevendamise Eestis käivitada, siis Eesti selle väga väikese riigi jaoks on absoluutselt katastroofiline ja muudab selle täiesti elamiskõlbmatuks. Lihtsalt sellepärast, et selle barbaarse kaevandamismeetodi reostus levib Eestis põhjavee kaudu üle kogu riiki, muutes selle aastakümneteks täiesti elamiskõlbmatuks. See ongi üks nendest tagasilöögideks, millest ma olen kogu aeg rääginud. Et eestlased, palun, ärkage, vaadake, mis meil toimub. Sest vaata, me oleme jõudnud sellise staadiumile, kui me vaatame Ungari rahvavalikut, kui me vaatame Slovakkia rahvavalikut, kas eestlased on, ütle mulle, nõrgem või tobedam? Nad ei ole. Eestlased on ju mõistlikud ja töökad inimesed. Aga miks, ütle mulle, miks Ungari ja Slovakkia on valinud endale sellise pragmaatilise ja Venemaa suhtes sõbraliku valitsuse, kes mõtleb ja hoolib enne kõiki slovakkide ja ungarlaste huvidest, nende riikide huvidest, ning ei kummarda globalistide eest ega ei hävita oma riike. Aga eestlased kahjuks vaikivad ja oma vaikimisega nad hiidavad heaks. Just kui tekib selline mulje, kuna kiidavad. Ja, muidugi siia lisan juurde selle, et kui vaata reformikaid ja nende vasallparteisi, E200 ja sotsid ja kes iganes veel, Isamaa ka on nende vasall, siis natsideks neid nimetada on natuke palju, sest et nats tähendab ju rahvuslane, aga oma rahvuse jaoks nad ei tee mitte midagi, nad on just oma rahvuse vastased, nad on rohkem nagu liberaal-globalistid ja kui kes inimesed viimasel ajal Eestis käinud on, siis see on näha, missugune Tallinn muutunud on, et see läheb aina tumedamaks ja tumedamaks, et enam ei saa võrrelda ei Budapesti, ei Varssaviga, kus on ikkagi, ütleme, valged inimesed, kus on puhas. Kui ma viimati Eestis Tallinnas käisin, siis nutt tuli peale juba, mis selle Eestiga saanud on. Nii et kindlasti nad ei ole rahvuslased, vaid nad on oma rahvuse vastu, nad on maha müünud kogu selle asja, kehtestanud diktatuuri ja eks nad tahavad võib-olla siis valitseda sellise riigi üle, mis on tohutult vaeseks läinud, sest et majanduskasvu pole ju viimane 3 aastat Eestis olnud. See tähendab seda tegelikult, et riik on pankrotis. 1/3 siis Eesti majandusest on Euroopa Liidu abi. Veel peab juurde laenama, et saaks endale palku maksta ja palku tõsta. Nii et ütleme, alati on hea vaadata mikroökonoomikat makroökonoomikaga, näiteks kui sinu peres, kui raha ei tule piisavalt sisse, siis sa ei lähe ju laenama lihtsalt, et leiba osta. See ei ole jätkusuutlik. Nii et Eesti on nagu väga ohtlikus olukorras praegusel hetkel ja kahjuks on
kahjuks on Eesti ja näiteks ungarlaste ja poolakate vahel, mina olen aru saanud seda, poolakad ja ungarlased pole olnud orjarahvas. Nad on ikkagi impeeriumis, neil on oma impeerium olnud, neil on tugev rahvusluse tunne, aga eestlastel on 700 aastat orjaaega olnud. Kuigi eestlased väidetavalt on ju pea 6000 aastat ühe koha peal elanud, siis neile on tekkinud selline asi, et hoiame pea maas, äkki läheb üle. Et äkki siis see peremees annab mulle ka miskit. Ja orja mentaliteet on ka see, et tema ei taha vabaks saada, vaid tema tahab saada peremeheks teiste orjade üle. Nii et see on nagu psühholoogiline asi ja eks see ongi, peremehe tunne on ikka väga-väga teine nii Ungaris kui Poolas. Et ma näiteks üks tippkohtunik, keda siis Donald Tuski valitsus, mis on liberaalne valitsus, tahtis vangi panna ja oli siis variant, et ta peaks riigist lahkuma, et vältida vangi minekut, siis tema ütles, et ta ennem läheb vangi oma rahva ja riigi eest, kui hakkab põgenema. Nii et siin on juba tõsine nagu suhtevahe, mis on eestlastega, et oma riiki hoida. Aga sellest ma saan aru. Ja muidugi sa ütlesid nagu Eestis sõnavabadusega on väga kurjad lood, et Delfi, Postimees, nad saavad ja siis saavad riigi käest raha ja räägivad siis vastavalt liberaalset juttu. Ja ka Kaja Kallas nüüd just ütles, et Eesti on teisel kohal sõnavabaduselt, et kuidas sa kommenteerid seda? No vaata, kõige huvitav on see, et me oleme jõudnud sellise faasi omale, kus saadikud valetavad ja Eesti juhtkond. Nad saavad aru, et nad valetavad, aga nad ikka valetavad. Need, kellele nad valetavad, saavad samamoodi, et nad valetavad. Ja valetajad saavad aru, et need, kellele nad valetavad, samamoodi saavad aru, et nad valetavad, aga ikka valetavad. Et see valetamine on muutunud elustiiliks. Täpselt samamoodi Kaja Kallas on rääkinud Venemaa suhtes, et 19 riiki on Venemaa ründanud viimase 70 aasta jooksul, 19 riiki ja nendest keegi pole ründanud Venemaad. Nii et vaata, küsimus on sellest, et elame sellises maailmas, kus raha ikka otsustab ja kui valetamine toob raha, miljardid Kaja Kallase jaoks, ta valetab. Küsimus on sellest, et ma saan väga hästi aru, et inimestel on vaja oma peret toita. Ma saan väga hästi aru, et inimesed ei taha oma tööd kaotada. Ma saan väga hästi aru, et inimesed maksavad liisingud ja krediidid ja nii edasi. Ma saan väga hästi sellest aru. Aga ma ei saa aru, et kui sul on võimalik valimiste jooksul teist teed Eesti riigi jaoks valida ja sa hääletad ikka reformikate kasuks, natsistide kasuks, russofoobide kasuks. Ma ei saa sellest aru. Ma tean täpselt, et seadused on sellised, maailma seadused on sellised, et kui on võimalik, kui on olemas nõudlus, siis on ka pakkumine olemas. Ja mul on selline tunne, et Eestis nõudlus loob pakkumise. Kui Eestis on olemas nõudlus russofoobide ja natsistide järele, siis on ka pakkumine. Ja minu arvamus on see just see, miks parempoolsete parteide arv on niivõrd kasvanud Eestis. Just parempoolsete parteid. Inimestele valetakse ja räägitakse, et kui sa oled tõeline eestlane, siis sa pead vihkama venelasi. Ja seega sa säilitad oma rahvast ja sa säilitad oma riigist. Aga elu näitab hoopis teistmoodi. Elu näitab, et momendil, pane tähele, et see, mis toimub Iraani ja USA Ühendriikide vahel, see, energiahindade tõustes jaotab Venemaa oma gaasi-nafta voogusid ümber Kesk-Aasia riikidele. Need, mis olid seal viimased säilinud veel Euroopa jaoks, isegi need võetakse välja ja saadetakse Kesk-Aasiasse. Ja samal ajal
kui Venemaa võtab ülejäänud vood Euroopast, välja arvutud Serbia, Bulgaaria, Slovakkia, Tšehhi ja Ungari. No need jätkavad normaalset elu. Ja jah, tahan vahele nagu segada seda, et me räägime geopoliitikast saate teises osas, praegu on esimene osa, et tahaks Eesti koha pealt ikkagi veel sinu arvamusi saada. Ütleme, kui vaadata Eestit viimane 30 aastat, kus on valitsus ja meedia teinud siis no minu jaoks on see marksistlik. Marksistlik on siis konfliktiteooria, et sul peab olema must ja valge, et muidu sa ei ole olemas. Ja noh, kui mina vaatan oma tutvusringkonda, kus on palju vene inimesi, Eesti venelasi, siis ma ei näe küll kunagi sellist, pole näinud tülitsemist või rahvuse koha pealt, aga meedia on just seda kogu aeg kedranud ja kedranud. Aga ja võib-olla väljaspool jääbki tunne, et eestlased vihkavad venelasi, aga ma ei usu seda isiklikult. Eriti neid, kes räägivad eesti keelt ja nagu sina räägid väga hästi eesti keelt. Et eesti keel on üks maailma raskemaid keeli, siin ei ole mingi saladus. Siin Ameerikas, kui sa räägid, kuidas eesti keel on üles ehitatud, siis hoitakse pead kinni, et võrreldakse hiina keelega. Et see täpselt midagi ei ole. Kas sa arvad, et see on meelega tehtud, see vastandamine, see Karl Marxi teooria, et näed, et meil on sul peab alati olema ju vaenlane keegi. Kas töölistel on siis see vabrikuomanik on vaenlane, eestlastel peab olema venelane, et näidata näpuga, näed, et kui midagi kehvasti on, et nemad on süüdi, mitte meie. Mis sa arvad sellest? Vaata, minu kogemus ja minu praktika näitab hoopis teistmoodi. Ma töötasin väga palju eestlastega. Ma töötasin sadamas, tegin väga eduka ja kiire karjääri. Ma olin üks venelane administratsioonis, ülejäänud oli eestlased. Ma töötasin Eesti kollektiivides, krüptoraha kogukonnas, ma olin üks venelane Eesti kollektiivis. Mul on hästi palju eestlaste vahel sõpru jäänud ja ma suhtlen siiamaani eestlastega. Ma olen töötanud erinevate rahvustega ja ma olen täiesti veendunud, et küsimus ei ole rahvusest, küsimus on mõistmises. Inimene peab aru saama, et juhul kui räägitakse, et venelane on sinu vaenlane ja juhul, kui selline poliitika on üles kerkinud, üles rajatud riigi poliitikas, sest järgmisest hetkest raha astub riigist välja. Vot järgmine sekund, kui tekitakse riikides selline rahvusvahelise konflikti ja poliitika, siis järgmine sekund raha sellest riigist läheb välja. Ja inimesed mõistusega peavad sellest aru saama, et praegu me elame sellisel ajal, kus idioodid ei teeni. 90ndatel aastatel sa võisid seal metalli varastada, sa võisid seal, ma ei tea, erastada midagi, varastada mingi ettevõtte. Jaa, olid sellised juhtumid, kui idioodid lollid tõesti teenisid. Aga praegu selleks, et raha teenida, sa pead olema ikka mõistlik inimene, kes on võimeline arendada ja teiste inimestega kokku leppida ja suurte meeskonnadega töötada. Aga suured meeskonnad ei ole need venelased. Samamoodi siin samas Moskvas ka. Meil on siin, sa ei kujuta ette, palju rahvused ja rahvuslased on siin Venemaal olemas. Sa ei kujuta ette. Tatarlased, gruusiad, armeenlased, eestlased on ka siin, soomlased, rootslased ja kõikidega lepitakse kokku, töötatakse ja teenindatakse. Suurte meeskonnadega teenindatakse praegu raha. Kogukonnadega teenindatakse. Ja kui inimene pole võimeline seda nii elementaarset asjad aru saama, siis ta ei saa ennast inimeseks nimetada, kui see on täielik elementaarne asi. Nüüd, mis puudutab Eesti valitsus, kes kunstlikult seda teeb, vaata, küsimus on ju kompetentsusest. Elementaarne asja. Ma töötasin sadamatest. Eestis, Baltikumis oli väga suur väärtus.
omal ajal nõukogu ajal oli välja ehitatud sadamate ja ütleme raudteevõrgu infrastruktuur. Ma tuletan meelde, et Eesti raudtee on väike lisand Venemaa oktoobri raudteele. Ja nüüd, kui me vaatame Põhja-Lõuna projekti, kust Venemaa võtab Eestist kõik transiit ära, siis on välja ehitatud uued linnad ja uued sadamad. Lomonossov, Primorski, Peterburi sadam, Võssotski ja siin, kujuta ette, Balti riikidest tulevad inimesed töötama siia. Leedukad, lätlased, eestlased, venelased tulevad siia töötada, kuna nad saavad aru, et Põhja- ja Lõuna projekt, väga suur projekt, logistiline projekt, mis on käivitamas praegu Venemaa ja teiste BRICS-i riikide vahel, on kahjuks ehitatud mitte Balti riikides, vaid kõrval, kus on suur Peterburi sadam, Võssotski, Lomonossov, Primorsk, uued sadamad ja siia raha liigub ja kompetentsus liigub, instituudid liiguvad, tootmine, kõik liigub siia. Ja see on väga suur probleem Eesti jaoks, kuna kompetentsus riigist läheb ära. Kui kompetentsust riigist ja lisaväärtus, toodangute lisaväärtus läheb riigist välja, riik sureb ära. Ja inimesed peavad sellest aru saama. Eriti väike rahvas, nii väike rahvas nagu Eesti. Eesti rahvas on väga väike rahvas. Peab olema eriti kaval, eriti flexible. Ja peab mõtlema, mida me teeme homme, ülehomme, milleks meil on vaja sõdida inimestega, nagu mina, kes suhtlevad eesti keeles, Eesti mentaliteediga inimesed, Eesti kodakondsuse inimesed ja vahetada neid teiste inimeste asemel, kellel on täiesti ükskõik Eesti suhtes. Nad ei ole võimelised eesti keelt välja õppida, ei ole võimelised. Kas te tõesti arvate, et need ukrainlased, kes on tulnud Eestisse 2-3 aastaks, nagu idiootlikkus ja Kai Kallas ütles, et nad peavad eesti keelt välja õppima. No loomulikult nad ei ütle, eesti keel ei ole võimalik. Vaata, mina õppisin eesti keelt välja ainult tänu sellele, et ma olin üksinda Eesti kollektiivis. Muidu see pole võimalik, kuna eesti keeles reeglid ei tööta. Sa pead lihtsalt teadma, kuidas rääkida, kogu lugu. Kui sa ei tea, kuidas rääkida ja see sõnade teistmoodi kord, teistsugune kord, sõnade teistsugune kord võrreldes teiste riikidega, täpselt samamoodi. Seda pole võimalik raamatusest välja õppida. Sa pead lihtsalt suhtlema eestlastega ja aru saama, kuidas see sõnastamine on õieti ja toimumas. No, miks eestlased magavad seda maha? Nad magavad oma tulevikku. Ja kuidas inimestele selle seletada? Jumal tänatud on olemas hulk eestlasi, väike grupp eestlasi, sealhulgas ka sina, kes proovivad inimestele seda seletada. Jumal tänatud. Kujuta ette, kui oleks üldse selline massiline zombeeritud selline mass, kes oleks juba sõtta läinud Venemaaga, kujuta ette. Oleks juba lootusetu, täiesti lootusetu oleks juba asi lõpetatud Eesti rahvusega. Aga see, et on olemas sellised inimesed nagu Mario, nagu sina, nagu Harri ja teised, nagu Ülle, tänu sellele mul on veel lootus olemas, et eestlased mingi hetk ikka ärkavad. Jah, et esimese siis saate poole me praegu lõpetame. Et me lähme siis järgmine järgmisega osaga edasi. Et tänud, et tulid. Tänan väga. Kohtumiseni.